Tere hommikust, kallis kogudus! Mina teen teile täna jutluse teemal piisavalt aega. Me oleme läinud läbi seeriast, kus me räägimegi sellest, et meil on piisavalt või siis kas meil on piisavalt. Meile rääkis Joonatan sellest, kuidas piisavalt puhata. Piret rääkis, kuidas meil on piisavalt ressursse ja Daniel võttis eelmisel korral teemaks piisavalt tähistamist. Ja siis me tähistasime Jeesuse risti surma ja kõike seda, mis seal ümber toimus. Tähistasime leiva murdmisega ja me murdsime pulgakooki, jõime šampust. Ja ülestõusmispühad tegelikult ongi juba väga lähedal ja mina tahaksin, minu üldse lemmikjutlused on sellised, mis ei ole ei päevakohaste poliitikateemadega seotud ega sündmustega, vaid minu lemmikjutlused on need, mis on ajas relevantsed, ehk siis Jeesus ja see, mida tema tegi, see, mida tema rääkis ja täna ma tahaksin lugeda teiega koos Matteuse 27 ja vaadata, mis seos on sellel psalmid 22-ga. Minu teema piisavalt aega, ma olen seda pikalt marineerinud ja mõelnud, kuidas ma saaksin igatepidi sellele läheneda. Näiteks, et vaadata, kuidas Jeesus oma aega veetis, mõelda sellele, et kas meil on piisavalt aega, et oma lähedastele temast rääkida, või siis vaadata oma harjumuste peale, et millele me anname oma aega ja millele me ei anna piisavalt oma aega. Ja näiteks igasuguseid trenni analoogia, mis mulle viimasel ajal on väga südamelähedased, sest ma teen palju trenni ja ma näen, kuidas nagu väikesed sellised harjumused üksteise otsast viivad tulemuseni. Samamoodi nagu ka väikesed piibliampsud viivad nagu palju kaugemale kui see, et teha üks suur trenn või teha üks suur piibli lugemine ja siis kuidagi kukkuda sellelt vagunilt uuesti maha. Aga see laieneks igasugustele muudele paralleelidele ka nagu palve või õnnistamisharjumused. Aga täna ma tahaksingi kõigepealt Matteuse 27 lugeda teiega koos. Kas te teadsite, miks Jeesus hüüdis risti peal, mu Jumal, miks sa oled mu hüljanud? See tundub nagu see oleks selline nõrkuse hetk ja seostubki sellise allaandmise momendiga, mis on täiesti loogiline, sest et Jeesus on piitsutatud, ta selg on, nahk on pooleks ja see on võigas, mis seal kõik nagu tema kehaga toimub. Ja enne seda, kui ta ristile jõudis, ta kandis oma risti Golgatale ja ta oli väsinud, ta oli näljane, ta oli läbi piinatud ja ta naelad olid ta kätest ja jalgadest läbi löödud. Ja täiesti loogiline, et see nõrkuse moment on seal olemas, aga tegelikkuses on siin peidus veel midagi sügavamat, nii et me vaatame seda koos. Ma loen kõigepealt Matteuse 27, Jeesus sureb ristil. Välja minnes leidsid nad Küreene mehe nimega Siimon, keda nad sundisid kandma Jeesuse risti. Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Golgataks, see tähendab pealuu paigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku, heites ta rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga. See on Jeesus, juutide kuningas. Siis nad lõid koos Jeesusega risti 2 teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Möödujad aga parastasid teda päid vangutades. Sina, kes lammutad templi ja 3 päevaga üles ehitad, päästa iseennast. Kas sa oled Jumala poeg? Siis astu ristilt alla, kui sa oled. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega. Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas? Astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta teda tahab. Ja ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Just nii samuti teotasid teda ka temaga risti löödud teeröövlid.
Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Kella 3 paiku aga kisendas Jeesus valju häälega. Eli, Eli, lema sabatani. See tähendab mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Aga mõned seal seisjatest laususid seda kuuldes. See hüüab Eeliat appi. Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus talle juua. Aga teised rääkisid, olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda päästma. Jeesus aga kisendades taas valju häälega heitis hinge. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid, tõesti, see oli Jumala poeg. Oli põhjust kartma lüüa pärast selliseid sündmuseid. Siin on siis nii palju pakitud kokku, et ma kommenteerin seda pärast seda, kui ma olen siis lugenud psalmid 22 ka. Ja kuulake teie nüüd, mida te kuulete kõigepealt sarnasusi. Ma pärast panen need kõrvuti ka, mis ma ise avastasin, et no nii sõna-sõnalt lähevad kokku. Psalmid 22 on siis, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, algab samamoodi. Ehk siis Jeesus tol ajal ei olnud neid kirjakohtade taga neid numbreid, et ma ütlen, et minge lugege õpetussõnad 15, 65 või mis iganes, et ma ei saa öelda, et minge lugege psalmid 22, vaid Jeesus tsiteeris psalmid 22 algust, ehk siis tema sõnum oligi see, et minge lugege seda, sest et siin lähevad asjad järjest täide. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid. Nad lootsid sinu peale, ega jäänud häbisse. Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle. Nad ajavad suu ammuli ja vangutavad pead. Ta on veeretanud issanda peale kõik see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast. Mu ema üsast alates oled sina mu Jumal. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Palju härja värsse ümbritseb mind. Paasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja mürgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luudliikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha. Ta on sulanud mu sisikonnas. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surmapõrmu paigutad sa minu. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu jalgu ja käsi. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Aga sina, issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta mulle appi. Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke. Päästa mind lõvi suust ja metshärgade sarvede eest. See oli siis Taaveti poolt kirjutatud, aga ilmselgelt püha vaimu poolt juhitud, mis portreeris siis seda olukorda, kus Jeesus oli. Ja see psalm algas täieliku ahastusega, aga lõppes ülistusega. Ja mida Jeesuse kohta veel öelda on see, et ennekuulmatu oli see, et ta suutis risti peal üldse valju häält teha.
seal on siis niimoodi, et tal oli selg piitsutatud katki, ta oli kätega risti küljes ja jalad hoidsid nagu sellises asendis, et iga kord, kui hingata, ta pidi lükkama oma kogu keha üles, et hingetõmme võtta ja veel enam midagi hüüda või karjuda. Et see oli täiesti ennekuulmatu ka nende jaoks, kes seda kõrvalt nägid. Aga ta suunabki siis lugema psalmid 22, et see oli talle nii tähtis, et inimesed loeksid seda kirja kohta, mida Taavet oli kirja pannud, ja ta tõmbas kogu oma jõu kokku ja kisendas seda siis nii-öelda välja. Ja Jeesus ei pöördunud Jumala poole kunagi kui Jumal. Jumal oli alati tema jaoks isa, aba. Ja see minu jaoks veel rohkem tõendab seda, et ta ei hakka risti peal siis hüüdma mu Jumal. Või seda on ka tõlgendatud niimoodi, et sellel hetkel kogu patt oli Jeesuse peal ja sellepärast ütles mu Jumal, et nad olidki ainuke kord, kui Jumal ja Jeesus olid omavahel täiesti lahus. Ja selle kohta on ka näiteks üks kirjakoht Habakuk 1.13 ütleb, et su silmad on liiga puhtad, et näha kurja ja sa ei või vaadata ülekohut. Ehk siis Jumala silmad on liiga puhtad, et vaadata kogu seda pattu, mis Jeesuse peal on. Ja sellepärast nad olid sellel hetkel eraldunud. See on sellest saaks ka veel omaette nagu arutada, aga ma arvan, et see, et kui Jeesus hüüdis mu Jumal, siis ta tsiteeris psalme, et me loeksime seda. Aga Jumal hülgaski sellel hetkel Jeesuse, et pühakiri läheks täide, sest et Jeesus võttis patukaristuse enda peale. Jeesus hüljati sellepärast, et sina ja mina ei oleks hüljatud Jumala poolt, sest et Jumal kohtles pattu õiglaselt. Mitte sellepärast, et Jeesus oleks olnud pattune, vaid ta oli võtnud pattu enda peale. Ja see on hea uudis, sest et me ei saaks usaldada Jumalat, kes ei kohtle pattu õiglaselt. Et sellel hetkel oligi kogu patt Jeesuse peal. Ma panen ilmselt, ma nüüd ütlesin välja, siis ma pean seda videot editima, ma panen siia nüüd need paralleelid, mis on Matteuses ja mis on psalmides, mis minu jaoks olid hästi omavahel seoses. Ehk siis psalmides on kirjas: kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle, nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud issanda peale, see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Siis Matteuses on öeldud: möödujad aga parastasid teda päid vangutades. Sina, kes lammutad templi ja 3 päevaga üles ehitad, päästa ise ennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Et nii huvitav, kuidas täpselt seesama peade vangutamine. Ja Jumala poja fakt ka, ma praegu mõtlen selle peale, et psalmid ütleb, et sest et tal on ju temast hea meel. Mida ütles Jumal siis, kui Jeesus tuli veest välja ja sai ristitud? Taevad avanesid, Jumal ütles, et see on minu poeg, mul on temast hea meel. Nii huvitav, see läheb tagasi psalmidesse, kus see on juba kirjas. On juba ette teada, kuidas Jumal ta kutsub nii-öelda. Siis psalmides on: nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja möörgab. Ja Matteuses on: ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta teda tahab. Ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Ehk siis rahva lõuad olid nagu lõvi möörged. Nad lihtsalt ütlesid kohutavaid asju, samal ajal kui Jeesus piinles. Psalmides on öeldud: mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Ma võin lugeda kõiki oma luid ja nad heidavad mu rõivad enese vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Ja Matteuses on kirjas, et kui nad olid tema risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad oma vahel. Mu neel on kuiv, otsene see, et ta oli väga janune, ta tahtis juua, tal anti see, mis oli see hapuks läinud vein või jäädikaga segatud miskit sellist. Ma võin lugeda kõiki oma luid, kõik need luud olid nii näha, sest et ta oli nälginud, ta rippus seal, kõik oli nagu nii näha ja tõmba mu hing ära mõõga eest. Ma arvan, et see on seotud sellega, et inimene ei võtnud Jeesuse elu, sest et tihtipeale oli risti surmaga see, et valvurid tahtsid juba koju minna, juba päev hakkas ära lõppema, aga need rippusid seal ikka olid elus, siis nad läksid lõid
nende jalaluud puruks, et nad kiiremini ära sureks. Aga Jeesus heitis ise hinge. Ehk siis tõmba mu hing ära mõõga eest. Jeesuse hing läks ja ta ei pidanud nägema mõõka ega siis nii-öelda neid luude purunemisi. Nii, keskpäevast kuni kella 3 tuli pimedus üle kogu maa. Mõelge, 3 tundi pimedust. Jeesus võttis selle pimeduse nii-öelda enda peale, selle eraldatuse Jumalast, et meie ei peaks olema eraldi Jumalast. Ja et meie ei peaks kogema igavest eraldatust Jumalast, ehk siis põrgut. Ja jällegi, see on hea uudis, see on see, mida Jeesus seal tegi meie eest. Ja meie ei saa teenida välja oma päästet, ainult Jeesus. Ja sellepärast me laulamegi, et Jeesus maksis kõik. Mitte, et ta maksis 99% ja meie kanname seda 1%. Sest et kui minu kanda oleks see 1%, siis väga tihti ma paneksin täiega pange sellega. Nii et ma ei tahaks seda 1% kanda. Kuigi ma vahel elan nii, et nagu ma püüaks oma 1% oma päästest nagu ära täita. Ma täidan justkui nagu mingisuguseid checkpointe või checkboxe, millega ma alateadlikult nagu upitan ennast paremaks kristlaseks. Et ma ei taha näiteid tuua, aga me kõik teeme seda. Me ei saa seda eirata, me oleme inimesed. Aga hea uudis on see, et me tegelikult ei pea seda tegema. Et Jeesus on selle meie eest teinud ja see eraldabki kristlust teistest religioonidest. Et me mitte ei alusta sealt, et me peame armastama oma naabreid, et teenida välja oma pääste, vaid me saame armastada oma naabreid sellepärast, et pääste on meie eest välja teenitud, see on meile kingitud. Ja me ei alusta sealt, kus me aitame vaeseid või lesknaisi või me panustame oma kallist aega, et kuidagi mingit taevast krediiti koguda, vaid me saame seda teha sellepärast, et meie eest on juba verehinnaga makstud. Ja näiteks me ei maksa kümnist, me ei teeni koguduses kaasa või me ei lähe teistega koos palvetada selle pärast, et, ja see nimekiri on lõputu, te võite ise edasi mõelda. Jeesus on võtnud oma enda peale patukaristuse, et meie ei peaks midagi välja teenima, vaid andma välja poole puhta südame hoiakuga. Ja sellepärast mulle meeldib nii väga see lugu keiser Julianusest, kui me Heleniga tegime sügisel ka selle jutluse, seal ma tõin ka selle loo nagu näiteks, sest et see on nii hea näide sellest, kuidas püha vaim on nii nagu täielik X-faktor. Et see oli siis lugu keiser Julianusest, kes oli mures sellepärast, et kristlus hakkas nii kiiresti levima. Julianus kirjutas niimoodi, et need jumalatud kristlased või galileased ehk siis kristlased hoolitsevad vaeste eest ja teevad seda nii nähtavalt, et see võidab kõikide rahvaste poolehoiu enda peale. Ja tol aja esimesed kristlased kogunesid, hoidsid omavahel kokku ja õnnistasid ja teenisid üksteist. Nad olid täiesti erinevatest seisustest, mis oli ennekuulmatu, rikkad ja vaesed ja ma ei tea, mis seisustest veel said olla. Nad olid lihtsalt veetsid omavahel aega ja abistasid üksteist ja abistasid abivajajaid ja Julianus siis hakkas manitsema oma sõdureid ja oma vaimulikke, et minge tehke veel paremini, et tehke veel vägevamalt, sest et muidu jäävad nad selles heategevuse operatsioonis või missioonis, nad jäävad kaotajateks. Aga Julianus ei osanud arvestada sellega, et kristlastel oli püha vaim ja nende jaks ei raugenud, samal ajal kui need tema teenistuses olevad vaimulikud ja sõdurid, nad väsisid ära lihtsalt. Nad ei jaksanud rohkem inimesi aidata. Nad ei saanud aru, miks nad seda tegema peavad ja nad tegidki seda sellepärast, et nad justkui nagu teenisid välja oma päästet. Aga need, kes olid siis koos püha vaimuga, nemad juba teadsid oma identiteeti kristluses ja nemad tegid seda puhtast südamehoiakust. Ja psalm 22, nagu ma ütlesin, see algab meeleheitega ja lõppeb ülistusega. Ehk siis selle vahele jääb aeg. Ja Taavet ei saanud kohe vastust, kui ta selle kirjutas. Ja Jeesus samamoodi ei tulnud kohe ristilt alla. Et siin on võtmesõna Jumala usaldamine. Usaldamine oma taevase isa vastu. Usaldus mitte ainult hea ajakasutus, aga selline sihipärane ja
sihipärane aja võtmine Jumalaga ja see ehitab usaldust ülesse. Vahel meil on tunne, et meil ei ole piisavalt aega. Aga vaadates Jeesust, on meil aega kõigeks, mida on vaja teha. Osasi asju tegelikult pole vaja teha. Nagu näiteks oma pääste väljateenimine. Nii et meie vajame tarkust, et tunda ära neid asju, mida me peame siin elus tegema, sest et nende asjade jaoks tegelikult meil on aega. Ja lasen teid oma kogukondadega sellest arutama. Ja enne veel ma tahan jätta teile 3 küsimust. Panen need ekraanile ka. Millised on need kohad, kus me nagu kogemata oma päästet välja teenimas oleme? Teine küsimus on see, millele me anname oma aega, mis paneb meid tundma, et meil pole piisavalt aega. Ja 3. küsimus on see, et kas sa teed head, sest tunned, et oled võlgu, või teed seda vabastavast teadmisest, et Jeesus on sinu eest surnud ja üles tõusnud. Ma palvetan ja siis head arutamist teile. Kallis Jumal, palun selle aja eest, mis meil on oma kogukondadega. Jumal, juhi neid vestlusi, ole sina selle keskel. Jumal, aitäh selle kingituse eest, et sina saatsid oma poja, et meie ei peaks oma heade tegudega välja teenima oma piletit taevasse, vaid Jumal, sina oled selle meile kinkinud ja läbi selle, et me usume sellesse, mida Jeesus tegi, et ta suri ristil ja ta tõusis üles 3 päeva hiljem, et me usume seda head uudist, sa oled selle meile võimaldanud. Jumal, me oleme tänulikud oma koguduse eest, Jumal, õnnista ja kaitse meid, juhi meid uude nädalasse ja aita meil kuidagi võtta need kirjakohad kaasa, tuleta meile meelde ja näita meile, kus me oma eludes võiksime neid kirjakohti rakendada. Palun seda kõike Jeesuse nimel. Amen. Aitäh kuulamast, head arutamist.